Printsess Herneteral, Hans Christian Andersen. Elas kord prints, kes tahtis endale printsessi naiseks saada, aga see pidi tõeline printsess olema. Trändas siis kogu maailma läbi, et niisugust leida, aga igal pool oli mingi takistus ees. Printsesse oli küllalt, aga kas nad ikka tõelised printsessid olid, selle kohta ei saanud ta kunagi täis selgust, sest alati oli midagi, mis ei olnud nii, nagu oleks pidanud olema. Nii tuli ta siis koju ja oli väga kurb, sest ta tahtis kangesti tõelist printsessi naiseks saada. Ühel õhtul oli väga halb ilm, lõi välku ja müristas. Vihm valas nagu oavarrest, nii et päris juve kohe. Korraga koputati linna väravale ja vanakuningas läks avama. Värava taga oli üks printsess, aga kuidas ta jumal hoidku vihma ja halvade ilma tõttu välja nägi. Tema juustest ja riietes nirises vett alla, seda voolas tema kinganinadest sisse ja kandadest välja ja ise ta veel ütles, et ta on tõeline printsess. Aga küll me teada saame. Mõtles vanakuninganna, kuid ei ütelnud mitte midagi. Ta läks magamistuppa, võttis kõik voodiriided ära ja pani voodipõhja herne. Tõi seejärel 20 madratsit ja asetas need herne peale ja siis 20 hahasulgedega täidetud magamiskotti veel madratsite otsa. Seal pidi nüüd printsess öösel magama. Hommikul küsiti temalt, kuidas ta öösel magas. Oh, hirmus halvasti. Ütles printsess. Öö läbi ei saanud ma peaaegu sõba silmale. Jumal teab, mis seal voodis oli. Ma lamasin mingi kõva asja peal, nii et terve keha on siniseid plekke täis. Päris jube kohe. Ütles printsess. Sellest, et ta läbi 20 madratsi ja 20 hahasulgedega täidetud magamiskotti hernest ei tundnud, nähti, et ta on tõeline printsess, sest mitte keegi peale tõelise printsessi ei või nii õrna nahaga olla. Prints võttis ta siis naiseks, sest nüüd ta teadis, et nii on tõeline printsess ja hernes paigutati muuseumi, kus ta veel praegugi näha on, kui keegi ei ole teda ära viinud.